1958. aastal lõi Ilmar Torn linoollõike Kaluri käed. See tegi ta paugu pealt tuntuks üle Nõukogude Liidugi. Ta astus kunstnike liitu, valiti graafikasektsiooni esimeheks. Graafikasektsioon oli tollal kunstnike liidus omamoodi ajutrust. Graafikute pere oli väga üksmeelne ja toetas Torni hiljem oluliselt. See leht Kaluri käed on tõesti väga hea ja ajaproovile vastu pidanud. See on 50ndate lõpust levinud karmi stiili musternäide oma suure selge vormiga, oma jõulise ekspressiivsusega. Ja peab ütlema, et see periood on olnud paljudele kunstnikele väga soodne, mitte ainult Tornile, näiteks ka Evald Okasele, Valdur Ohakale, paljudele teistele, Lepo Mikkole näiteks. Kuigi Torn on hiljem loonud palju head graafikat, selle töö juurde tuleme paratamatult ikka ja jälle tagasi Tornist kõneldes. Need on nagu suured töömehe kämblad aerudel siin, niisugune keskne kujund, aga see on nagu lugu igapäevasest töörügamisest üldse, mis on ju meie inimeste saatus üldiselt, niisugune töö sümbol. Ja nagu ma ütlesin, sel karmi stiili ajajärgul oli linoollõige väga populaarne. Seda viljelesid Kaljo, siis Avo Keerend, Ilmar Torni eakaaslane. See on kõrgtrükitehnika, mille puhul valgeks jäävad linoolplaati lõigatud süvendid ja trükib siis kõrgem osa. Linoolinoast või puutumata jäänud osa. Ja siin vitriinides on ka eksponeeritud linoollõike plaadid ja on ka kunstniku töövahendeid, õõnespeitleid ja lõikenuge eksponeeritud. Põhiliselt loobki Ilmar Torn 60ndatel just selles tehnikas lehti. Ja mitmed tema tolleaegsed sarjad, need ei olnud suured, mõnelehelised, on pühendatud Saaremaale. Näiteks siin on leht Saaremaa ema 63. aastast. Tornile sobisid niisugused lihtsad, selged sümbolid, mis kätkesid midagi olulist elust. Ja ütleme, saare rahva elus, ka ütleme, üldse Eesti randlaste elus etendas ju meri väga tähtsat osa ja naiste osaks oli nagu meeste ja poegade tagasiootamine merelt. Ja nii oli see veel Torni aegadel. Selle tõttu see Kaluri temaatika meie tolleaegses kunstis nii levinud oligi. Üks ka Saaremaast inspireeritud sarju oli Aegade kivid. Siin on
meie maastikku ilmestavad kiviaiad, kivikangrud. Need on kõik käsitsi laotud, sest nagu meie põhjapoolsed põllud on olnud nii kivised. Peab ütlema, et sellist töötemaatikat tollal ametlikult nõuti ühelt poolt. Teiselt poolt on see Eesti kunstile väga tüüpiline see teema. No me teame ju ka Tammsaare ütlust, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Ja niisugused tööd kujutavad pildid on olnud väga levinud Eesti kunstis. Ja see on ju omamoodi tore. Torni 60. aastate loomingus on üsna tähtsal kohal ka graafiline maastik. Inimene, niisugune tavaline kunstivaataja, ostis tollal kunstisalongist Tallinnas meelsasti koju omale maastiku ja praegu tagantjärele on neid päris meeldiv vaadata. Nad on heal tasemel, heal kunstilisel tasemel ja meeleolukad. Siin on muidugi üks tuntumaid Saaremaale pühendatud lehti, Saaremaa tuulikud 60. aastate algusest. Torn jälgis muide kogu oma eluga seda, mis toimus Eesti graafikas üldisemalt. Ta jälgis seda, mida teevad nooremate põlvkondade kunstnikud. Ma arvan, et neist oli natuke inspireeritud pöördumine puulõike juurde 60. keskel. See on väga niisugune mehine tehnika. Laudpuule graveeritud tööd võimaldavad nagu mängida ka puusüüga. Selles tehnikas on näiteks 1974. aastal valminud leht Tuvid sarjast Uus linn. 60. aastatel hakkasid Tallinnas kerkima mäed, nii-öelda Mustamäe, Õismäe, hiljem ka Lasnamäe suurte hoonetega ja niisugune linnastumine hakkas jõudma ka Eestimaale. Sarjas Uus linn tahtis Torn näidata, et ka niisugusel moodsal linnal on oma poeesia. Aga juba 60. aastate keskel sai selgeks, et selle linnastumise ja tööstuse arenguga kaasnevad ka negatiivsed nähtused. Keskkonnateema muutus juba tollal aktuaalseks, see ei ole sugugi ainult tänasele päevale omane teema. Meenutame, et 65. aastal kutsuti ellu Eesti Looduskaitse Selts. Kunsti- ja kirjandusrahvas oli seal eestvedajaks. Ilmusid niisugused raamatud nagu Rachel Carsoni Hääletu kevad. See oli Ameerika kirjanik, kelle 1962. aastal avaldatud raamat oli maailmas väga tuntud, mis tõstis üles just selle liikide kadumise inimese elukeskkonnast. Tornil ongi siin üks leht nimega Hääletu kevad sarjast Inimene ja loodus, kus lille kohal lendav mesilane eksisteerib ainult inimese
peas. Ka ilmus rootslase Bengt Bergi raamat Viimased kotkad, mis nagu merikotkaste kadumise ka Eestis aktuaalse probleemina esile kergitas ja Torn on loonud lehe sellel teemal, ilusa graafilise lehe. Siis kõik need naftalekked tööstustes, laevadelt andsid ainet leheks õlikatk, kus inimene ja linnud on otse kui mingis püünises. No siis siin me näeme väljas veel lehti Janu, Smog, seda sarja, 10-lehelist sarja, mis Inimene ja loodus, mis valmis aastatel 1970-73, on Torn ise pidanud oma parimaks tööks ja see teema on olnud talle väga südamelähedane. Kuigi Ilmar Torn, nagu ma ütlesin, armastas edasi anda oma graafikas niisuguseid olulisi, elulisi küsimusi. On tal ka kaunis palju töid niisuguse rohkem dekoratiivse kallakuga ja just 70-ndatel ja 80-ndatel aastatel. Ja natukene mõjutas teda kindlasti ka niisugune moodne graafika kompositsioonivõtetes ja faktuurimängus. Siin on näiteks tore leht aastast 1970 kompositsioon öökullidega, kus on nagu seda puusüü mängu natuke järele aidatud. Ilmus ka rohkem nagu värvi tema töödesse. Väga toredad on tema hilisemad puulõiked merest. Nendes on tunda niisugust mereromantikat ja niisugust kiindumust sellesse temaatikasse. 1980. aasta olümpiamängude ja Tallinna purjeregati eel sündis väga palju niisuguseid mereteemalisi töid, nagu see purjelaevade aegu siin või siis Tallinn, merelinn, siin kõrvuti nagu natuke realistlikumalt või käsitletud partiidega näeme sageli niisuguseid järske geomeetrilisi pindu, mis oli väga levinud võte tolleaegses graafikas. Väga ilus on oma läbikumavate ületrükitud pindadega värviline puulõige meri, Saaremaa merevaadete juurde kuuluvate luikedega. Ja lõpuks üks viimaseid sarju on, või kõige viimane on ka kalurid. See on õieti lehtede paar ja nagu see leht finaal sellest sarjast, see on aastast 1987, see paneb nagu punkti ka tema Estambli loomingule omamoodi.